No, ma olen juba eetris. No nii, tore, et saite tulla, et siin ma olen ja ma olen juba eetris, ma ei saa, kas ma olen ainuke, kes on peal või ainuke, kes on suu lahti teinud. Väga vabandan. Kohe selgub, et minu mikrit ei pandagi. Mina ei ole peal. Oled. No nii, tere. Teid on tõesti erakordselt palju ja see teeb rõõmu meile kõigile, kes me siin oleme. Tore, et te just nii otsustasite pühapäeval 2 tundi või natuke rohkem sisustada. Ma usun, et te teate, et Fotograafiskal on suurepärane näitus, peegelpildis, Lembit peegli näitus, kes pole veel käinud, siis absoluutselt kohustuslik käimine. Ja Fotograafiska inimestel tuli seda näitust valmis pannes hea mõte, et selle näitusega võiks kaasas käia ürituste sari, olgu siis podcastid, giidiga tuurid või siis see, miks meie täna siin oleme. Selline hübriidversioon, spordi arutelu, tõsistel teemadel, absoluutselt oma ala spetsialistidega ja siis natukene midagi teistsugust sinna juurde ka oma ala spetsialistidega, muidugi. Kes ei ole näinud kinoteatri ja draamateatri ühislavastust B-koondis, siis te täna saate vähemalt sellise mõnusa isu tekitaja ja saate aimu sellest, mida seal siis teatris tehakse. Täna natuke teistsuguses vormis, aga tõesti siin ässad loevad siis stseene sellest B-koondise lavastusest. See sobib ideaalselt meie üritusega kokku, sest me räägime treeneri tööst, me räägime treeneri ja sportlase suhetest ja loomulikult see on nii lai teema, et kõigest me siin 2 tunni jooksul rääkida ei jõua, aga me oleme teinud oma valiku ja paar sellist teravamat teemat, mis ka viimastel aastatel võib öelda, et kahjuks skandaalidega seoses on kuidagi teravalt päevakorda tõusnud ja nendel teemadel me siis arutleme ja muidugi ka siis on Hendrik, sinu sõna ikka oodatud, et ütle siis sõna sekka julgelt, eks, et ära tunne end kõrvale jäetuna. Aga enne kui ma suu kinni panen mõneks ajaks, ma siis tutvustan, kes meil siin on. B-koondis koosseisus Tõnis Niinemets, Hendrik Kalmet, Marja Neplik, Ivo Uukivi, Ülle Kaljuste ja visionär Paavo Viik ka. Kuule, kas me oleme A-koondis või C-koondis? Ma tükk aega juba juurdlen nagu. Ja siin siis, ma vaatan Hendriku poole. Harrastajad. No siis C, okei. Tublid asjaarmastajad ja harrastajad, jaa. Aga täna siiski A-koondis Ragnar Klavan, Kristjan Port, Kersti Kaljulaid ja Toni Meiel. Mina olen Juhan ja vaatame siis, kuidas see hübriid asi meil õnnestub. Ma olen kindel, et õnnestub hästi ja me alustamegi siis B-koondisest täna ja nagu öeldud, välja on valitud siis hetked stseenist sellest B-koondise lavastusest, mis aitavad meie arutelu ilmestada. Palun! Jaa, kas mind on kuulda? Jaa, väga tore. Esimene stseen, mis me teile täna loeme, kannab pealkirja pressikonverents. Sportlased kordamööda. Ja teiseks stseeniks me siis kanname ette stseeni pealkirjaga treener. Aitäh. Vägev, aitäh, coach. See oli inspireeriv, absoluutselt inspireeriv. Enne kui me räägime natuke treeneri töökultuurist sobivalt. Paavo, seda B-koondist tehes, kui palju te treeneri tööst inspiratsiooni saite just see, mida me praegu nägime ja kuulsime ja veel sarnaseid hetki, et treeneri töö kui selline inspireeris seda kõike tehes? No eks ikka ju, kui vaatad teleekraanilt, näed huvitavaid treeneri kujusid, kellest siin on inspiratsiooni ka võetud ja selles mõttes ma arvan üleüldiselt see huvitav on see põlvkonnavahetus, mis on käimas üleüldse. Ma ei mõtle ainult treenerite hulgas, vaid spordis, et millele siin coach viitas ka, et kui tulevad uued noored, siis need ootavad nagu teisi asju treeneritelt ja treenerid võib-olla, kes on vanemad inimesed, on harjunud, et saab mingeid asju siis trennis teha, mida võib-olla noored ei lase läbi enam. Et see selline nagu pidev selline tunne mulle tundub spordis, mis on, kuna kokku puutuvad
vanem põlvkond ja noorem põlvkond, et see on niisugune nagu natuke nagu eesliin, et sa oled nagu kogu aeg olukorras, kus need muutuvad ühiskondlikud normid siis tekitavad keerulisi olukordi ja tekitavad ka selle, et tulebki vastu võtta järjest uusi juhendeid treeneritele, treeneri töö läheb keerulisemaks, et see olukord meid nagu inspireeris, et siis kuidagi laval ka nagu viidata nendele konfliktidele, et siin on see asi nagu põnev meie jaoks. Selle konkreetse stseeniga on veel see asi, et seal on nagu päris tore prototüüp, pakub ise nagu kogu aeg juurde materjali, et me Tõnisega jagame seda, et siin on paljud asjad on nagu hiljem juurde tulnud, mõned konkreetsed laused talt saan tehnilise personali ja muu kohta ja vastastes ei tead see backupik, kes neil on see. Mängujuht on neil kurat backupik. jah, et ega see on jah tänu sellele, et on olemas igasugused erinevad podcastid, spordipodcastid ja kus käivad ka inimesed külas, siis tänu sellele nagu see elu viskab ise seda ette. Aga ma lihtsalt sekundeerin selle treeneri teema on olnud väga aktuaalne, kuna mu enda laps käib ka trennis ja me läbime siis perega mingisugust tagasiside vooru see teemal treener ja kuidas treener peaks käituma, oleme siis küsinud laste käest, et kuidas neile sobib, missugused treeneri meetodid peaks olema, kõik see, siis ma nõustun sellega, mis öeldi ühes Võimla podcastis, et sõltuvalt alast treeneri metoodika peab olema täiesti erinev, ehk siis nagu meeskonnasport ja individuaalsport on treeneri lähenemine peab olema täiesti erinev, ma olen sellega täiesti nõus. Ja mida ma ükskord Juhanile ka ise ütlesin, on see, et ärme nagu pane ühte patta, minu arvamus puhtalt, et ärme pane ühte patta nõudlikkust ja siis nagu treeneri, ma ei tea, ebapädevust või lihtsalt kisa väljaku kõrval, et nõudlikkus säiligu spordis treeneri puhul, aga et seda tuleb nagu, et laste puhul ka, et ärme nüüd nagu kasvata selles mõttes vati sees, et keegi ei tohi teha valjemat häält, olles nõudlik, aga seal peab olema nagu tunnetama seda piiri, et mis hetkel see läheb nagu üle piiri lihtsalt röökimiseks. See on minu lihtsalt üks. Ma arvan, see arutelu osa ongi nüüd. Ei, aga ongi suurepärane sissejuhatus, sest just täpselt nendel teemadel me hakkamegi kohe rääkima. Te siin vihjasite, et sellel viimasel stseenil oli selge prototüüp, olgu sellega, kuidas on, ma tahaksin rääkida Andres Sõbrast korra. Et lihtsalt sellepärast, mina tahan rääkida ja, et anda siin jutu järgi üle, et siis Peep Pahvi kaasusega seoses siin üks Andres Sõbra legendaarne klipp on internetis jälle saavutanud uskumatu populaarsuse. See lubab Reinali maha lüüa. Nii, aga kuidas see on, kas mina pean seda tegema või sina? Et kes ei ole seda klippi näinud, siis kus Andres Sõber on ekstaasis, afekti seisundis väljaku ääres ja tõesti legendaarne klipp, kuidas ta siis Reinar Hallikule ütleb, mida? Reinar, kurat, Reinar, ma löön su maha, kurat. Raisk. Jah. Ja siis paljud inimesed on väga erinevad sellele klipile reageerinud siin praegu, et on neid, kes mõtlevad, klassika, see on spordifolkloor, et kes siis seda ei mäletaks. Ja siis olen ise rääkinud paljude inimeste, kes ütlevad, et selline asi on siis olnud kunagi või? See on ju täiesti ebanormaalne, et kuidas ta niimoodi ütleski väljakul. Et lugupeetud arutelus osalejad, et kuidas on, kas siis on nii, et ajad ongi muutunud, millele ka siin Paavo ja Tõnis viitasid ja selline asi ei ole enam normaalne või tegelikult ei ole kunagi olnud normaalne või sellises olukorras see käibki spordi juurde? No, ma kõigepealt tahtsin küsida, mul on ainult küsimus, et vabandust, tuleb mõni sealt ka, aga palju siin on neid, kes on näinud Draamateatris B-koondist? Okei, need inimesed siis tulid meid vaatama, kõik ülejäänud tulid nagu neid vaatama. Et pühapäeva õhtul saan aru, mis toob saali täis, teinekord tean. Aga selle teemaga on nagu selles mõttes, ma ei oska öelda, kas see on olnud teadlik tegevus või mitteteadlik tegevus, et seda üritataksegi nagu panna sinna kohta, et mis mõttes platsi ääres vaikselt rääkides keegi ei kuule. Ongi ju emotsioonid ja kõike muud sarnast. Aga ma näiteks kuulasin siin Niinemetsa praegu 2 korda kurat ja 2 korda sitad. Nii viisakat teksti tavaoludes ei kuule korvpalliplatsi ääres. No tegelikult ka. Sa mõtled, platsil on Eesti poisid, ääres on Eesti poisid, eks ju, kõik on nagu eestlased ja ma ei räägi isegi treeneritest, ma räägin pealtvaatajatest ja muust sarnasest staffist seal ääres on ju. Ja sõnavara on nagu oleks Vene vanglas. Miks on? Ma ei tea. Aga see on see, mis on ebanormaalne osa on ju. Ja tegelikult sa siin küsid, et kas see on okei, kui sõber ütleb nagu Reinar Hallikule, et ma löön su maha, kurat, või raisk, mis seal oli lõpus on ju. See sõltub ju ka kontekstist. See sõltub nende igapäevasest suhtest on ju. Ma olen kindlasti öelnud kellelegi tunnustaval toonil, et
täitsa perses. Noh, tunnustavalt on ju. Sellist asju tuleb ka ette. Eestikeelsed väesõnad on väega sõnad ja see ei ole tingimata nagu teema. Aga küsimus on, me peame aru saama sellest, et kus on see agressiivsus, eks ole, mida kõlbab, kus rääkida ja kõike muud on ju. Ja midagi ei ole teha olukorras, kus sul ka täna, eks ole, kui treener räägib oma meeskonnaga, on seal need mikrofonid ja kõik need muud asjad on ju, siis kuskil on see sõnavara piir ka, mida sa ei saa kasutada. Ma isegi arvan, et see, mida nagu Tõnis tegi, et see oli jumala okei tegelikult. Ma arvan, et enamustele oleks tegelikult, sest seal on nii palju armastust sees selles sõbra jutus, on ju? Ma lihtsalt kiirelt üldse ei taha sekkuda vestlusesse, lasen teile edasi minna. Ma toon paralleeli oma õppejõu Kalju Komissaaroviga. See on fassaad, see on mingil määral treeneri fassaad, see on õppejõu fassaad, sa mängid sellist karmi, käredat meest. Aga tegelikult, mis toimub seal platsi kõrval, siis kui ei ole pealtvaatajaid, ei ole kaamerat, siis toimub armastus. Ja see nii ongi tegelikult. Et selles mõttes see, et ta ütles sellise lause, see on, inimesed käisid selle pärast saalis, et sihukest asja kuulda. Aga ma arvan, inimesed saavad ka sellest vahest tegelikult aru. Ja siis on see, kui sa treenid väikesi lapsi parasjagu, eks ju. Ja siis, mõtle nüüd ise, eks ütlevad inimesed, et teisiti ju ei saa. Mis pehmod, mis värk, mingi jama, eks ole. Aga nüüd mõtle ise, see on sinu väike armas tütar, 5 või 6 aastane näiteks, kes on seal trennis ja ta treener karjuta peale, on ju. Laps juba peaaegu nagu nutab, on ju, mõni inimene hakkab üsna kergelt nutma. Mulle ei meeldi üldse, kui mu peale karjutakse, mitte kunagi ole meeldinud, on ju. Ja siis sulle öeldakse, et sa tahad ju, et su tütrest tuleks olümpiavõitja. Tahad? Aga las siis karjuvad. Mis sa selle peale teed? Eks, et minu arust tasub nagu alati seda mõelda, et mis on kontekst ja millest me tegelikult üldse räägime. Kui me paneme kõik asjad ühte punti, on ju, siis me saame tõenäoliselt vale järelduse ja ütleme pointist suudame edukalt mööda vaadata, midagi ei lähe paremaks. Ja veel üks asi, ära räägi vanadest ja noortest. See on, tead, mis selle asja nimi on? Ageism on selle asja nimi. Meil on eakaid treenereid ja ma mäletan ühte iluisutreenerit, kes ütles nagu kommentaariks ühele teisele juhtumile meie spordis, ütles, et ei halvaga ei saa. See ongi see, sportlase tahe peab olema üle treeneri tahtest, vastupidi, kui treener tahab rohkem kui sportlane, siis tule nagu nii välja ja siis ei ole mõtet nagu sinna halvaga ka ju minna, on ju nii, eks ju. Ja ta oli ikka täitsa hallipäin, ausõna. Minustki ma olen. Toni, Kristjan, Ragnar, kas see juba elav arutelu on tekitanud mingeid mõtteid? Loomulikult tekivad mõtted, reaktsioon ka, et miks üldse näitlejad siin näitlevad treenerit, et mul tekib see ka küsimus, et kas treener peab päriselt treener olema või võib ta näidelda treenerit. Et praegu tuleb välja, et ühiskonnas üha rohkem me näitleme seda rolli, sest et see päris elu on palju karmim. Ma ei tea sellist elu, mille sa saaksid elada nii, et sind ebaõiglus, vägivald, valu ja solvamised ei puudutaks. Ja siis me vaatame, et mis asi see sport on. Sport on tegelikult kantseldatud elukool, kus sa pead kogema üksi mitmekesi valu, ebaõiglust, enda ületamist, solvumist, sihukest ekstaasi kellegi headusest. Ja see on kõik kuidagi kantseldatud ja hooldatud ja see on teatud eluperioodi paigutuv ja siis, kui see sportimine otsa saab, üks vanasti oli ta noorte jaoks loodud, et siis kui nad päris ellu sisenevad, siis nad on tegelikult palju paremini ettevalmistatud kui praegused pehmod, kes ei saa sellega hakkama, et esimene kord, kui keegi ütleb väljaspool ekraani midagi, siis tundub, et täiesti võimatu. Ja seetõttu me peaksime tegelikult sellist karmust palju rohkem aksepteerima selles spordivaldkonnas, vähemalt kas või ekraani kaudu, et tõesti kokku puutuda selle raju maailma poolega. Sa ei saa kuidagi öelda, et jah, et aga ema ja isa kaitsesid mind, et ärge mind püssiga laske, et elu peab ilus olema. Et sellepärast ma tõesti kaitseksin seda allapoole vööd kunsti ka treeneri valdkonnas. Ja ma läheks kiirelt tagasi esimese tseeni juurde, siis ma olin ka sportlane kunagi, siis ma olen peeglisse vaatanud ja ma ei tea, härra Kalmet, miks sul Team Klaavani särk on seljas ja kogu aeg mainisid, aju on pihta saanud, ma ei tea, kas see oligi nagu sellepärast, et kas ma olen ka elus palju peaga palle võtnud, et sellepärast ja ma tulin ka tagasi andma meie ühiskonnale siis. Oleks võinud ka välismaal tagasi anda, aga ikkagi. Ma saan aru, et sa said aru nii, et
et esimesel stseenil oli ka üks ja konkreetne prototüüp. Et see ei ole päris niimoodi, et ma saan aru, kui jalgpalli mängida nii kõrgel tasemel ja kõik inimesed, kes pürgivad jalgpalli juhtima, neil on teatud selline ego küsimus läheb suureks, et ma saan aru, et nii nagu konkurendil on sul ka läinud ego nii suureks, sa arvad, et kõik asjad räägivad ainult sinust. No täpselt nii. Et selles mõttes oled sa juba Jalgpalliliidu presidendi kandidaadina küpseks saanud. Ragnar, kuule, koolitus on see, vaata, kui selja peal oleks silt lihtsalt Klaavan ilma tiimita, siis oleks rääkinud sinust. Aga kui selja peal on tiim Klaavan, siis ei räägi. Me oleme B-koondis ja meil on ka plaan B. Väga hea. Ja teiseks, nüüd sinna treenerite juurde ja enne siin selle meeldiva vestluse algust, siis ma rääkisin Kristjan Bordiga, kes küsin, kas ma peaksin sportlasena või nüüd siis sportpoliitikuna siia teemasse sisenema, siis ta ütles sisene inimesena. Ja ma arvan, et inimesena ongi meil tähtis aru saada kõigepealt, mille jaoks meil sport on ühiskonnas vajalik. Ta on väga vajalik vundamendi osa siis, et kasvatada elujõulisi ja elurõõmsaid inimesi. Ja sinna juurde ka, sellest elujõulisest saame aru, see on füüsiline pool, sporti peab tegema, et füüsiliselt olema siis tugev. Teiseks siis elurõõmsus. Elurõõmsus juurde käivad ka siis emotsioonide kontrollimine, emotsionaalne vastupidavus ja seda õpetab ka spordist tulevad võidud ja kaotused. Ja see on üks suur osa, mida me peame nendele noortele või lastele vaikselt õpetama, kuidas nendega toime tulla, emotsionaalne siis selline stamina tekitada nende jaoks. Ja ma arvan, et sealt edasi lähtudes siis me saame ka aru, mis suunaga need treenerid võiksid olla, seepärast, et see on väga tähtis oskus meil terveks eluks, et kõigist ei saa see 0,1%, kes siis lähevad tippsporti, aga nagu elus ikka, siis tuleb ette kaotusi, tuleb võite, tuleb ja siis ametikohti, mida sa ei saa kätte, ametikohti, mida sa kaotad, mida sa saad kätte, et just nende emotsioonidega tegelemiseks on minu jaoks sport väga, väga tähtis siis vahend. Nii et ka sealt edasi siis teatud vanuses on vajalik, et me õpetame lastele ka see kaotuste valu ja ka võitudes siis. Ja siiamaani ma ei ole selgeks saanud, mis see sõna on humbleness eesti keeles. Palun aidake mind. Alandlikkus on liiga madal toon sellele, aga tagasihoidlikult võita siis neid asju õpetada. Nii et aitäh. Toni, sulle ka sõna. Ja aitäh. Et kõigepealt suured tänud näitlejatele, aga me kõik naersime, aga mina puutun sellega kokku iga võistlus. Ma näen kõrvalt seda treenimismeetodit, kuna Andres on Keilas, seal kus mina igapäevaselt töötan. Ja see, mis puudutab seda treeneri nii-öelda käitumist, levelit, see on see, mida publik tegelikult võimaldab või lubab. Et ka selle sama Reinari lause peale, ma arvan, me kõik saalis korraks naersime. Kui ma hakkan mõtlema, mis ta tegelikult ütles, on ja see on nagu kurb. Meeskonnaaladel see agressiivsus või niuke keelekasutus, see ei ole kellelegi saladus, see niimoodi on. See võib-olla töötab, võib-olla me mängimegi selle pärast seda suhteliselt hästi, eks ole. Aga ma ei tea, kas see on õige. Mida nooremaks me läheme, seda vähem, seda kindlasti peaks olema. Kuigi vähe vürtsikam väljend treeneri poolt, kindlasti noortel poistel korraks paneb silmad särama ja tekitab ka tähelepanu, et see võib olla osa sellest meetodist, aga see ei tohiks olla nagu igapäevane või aktsepteeritav osa. Mis puudutab seda vabanduste leidmist ja peeglisse vaatamist, siis olles ise nagu koondise treener ja nähes neid emotsioone, kui sportlane tuleb võib-olla mitte väga õnnestunud soorituselt. Mis sa kurat ütled? Sa ütled seda, mis sul esimesena pähe tuleb, sa oled ise parajas segaduses, kui sa tead, et sa ei ole mingit suurt viga teinud, siis sa mõtled oma möödunud hooaja 6 kuu, 8 kuu, 10 kuu kulutatud ajale ja sellel tulemusel ütled, et mis ma siin teen, mis ma veel siin pean nüüd ütlen, eks ole, et see on selline valus koht, see võib olla ka väga tore koht, kui läheb kõik hästi ja sa saadki selle emotsiooni välja elada. Mida mina olen kogenud viimaste aastatega, siis Eesti meedia ja Eesti publik viimased olümpiamängud oli väga, väga heatahtlik ja tegelikult ma arvan, et sealt enamus sportlased sõltumata tulemusest läksid ära sooviga seda asja jätkata ja paremad olla. Et me kõik saame tegelikult anda sinna oma panuse, kas ta on naljakas heas mõttes
naljakas halvas mõttes või ta on selline, mis motiveerib edasi? Aitäh! Ma kuulasin Kristjanit ja ma mõtlesin selle peale. Ma suhtlen päris palju Ukraina sõduritega. Ja must huumor on omal kohal ja kujundlik ropendamine ongi üks kaunis tegevus ja selle kõigega ma võin nõus olla. Aga vaadake, see asi, et vägivald omade vahel, see on omane sinnale teisele poolele. Sealpool aetakse mehi püssidega rindelest, kui tagasi tuled, saad anyway kuuli. Ma ei ole sinuga selles mõttes päriselt nõus. Ma arvan, et edasiviiv jõud on siiski see, et me isekeskis loome seda tiimi ja tiimivaimu ja ei ütle niimoodi, et see on ju normaalne, ühiskonnas ongi nagu vägivald suureks, saad niikuinii pead molli sõitma, et õpi kohe parem nagu praegu ära. Ma absoluutselt nagu seda vaadet ei tahaks tegelikult propageerida. Elu ei ole ilus. Elus on väga koledaid asju, on mõrvu, on raskeid haigusi ja kõik see tuleb ette, aga see ei tähenda, et me peaksime niimoodi valmistuma selleks, et me kohtleme oma õpilasi või üksteist kuidagi kurjalt ja halvasti. Ja see põhjus minu arust on see, et see ei saa tegelikult tulemust. Hirmunud inimene, ma arvan, kardab eksida ja see on ju oluline probleem. Kui sa kardad eksida, siis ei tee seda tulemust. Et kui sa tead, et sind on julgustatud võtma vastutust ja tegema hästi ja kui lähebki metsa, siis nutame või naerame, kuidas iganes sellega nagu on. Aga me oleme sellel hetkel nagu kõik koos. Et ma siiski jääks selle juurde. Et mulle väga meeldis, Toni, see, mis sa nagu ütled, et need motiveerimise meetodid on ju erinevad, inimesed on ka väga erinevad ja lapsedki on ju väga erinevad. Aga nad kõik vist peavad ikkagi mahtuma nagu sinna raamidesse, et sul ei ole pärast vaja selgitama minna, on ju? Et miks ma nagu niimoodi tegin või käitusin. Et ma arvan, et see ongi üsna päris hea nagu piir, et sa tead, et sa ei pea minema selgitama seda, mis toimus, pärast pole vabandada vaja, et see on nagu üks oluline asi, on ju? Ja ma olen nõus, et treener lisaks oma isiksusele ta võtab kindlasti mingid asjad juurde, mis aitavad tal seda rolli mängida. Aga ma ise treenin väikestest lastest kuni master'sisteni, kellest osad on täna siin saalis. Ma iga selle vanusega räägin erinevalt või suhtlen erineval tasandil. Kas nad võtavad erinevaid asju erinevalt vastu, aga sa pead sellest aru saama ja tihtipeale täna meil on tegelikult treenerite puudus. Ehk et kui sealt tulebki ala korvpalli meistriliiga treeneri, tal antakse ka selleks, et ta oma palga välja teeniks päeval paar noorterühma, siis kas ta suudab seda oma rolli muuta või ei suuda, eks ole. Et ta ei lähe õhtul ka neid suuri poisse õla peale patsutama ja küsima, et kuidas vanaemal tervis on, eks ole. Kuigi ka see on tore, kui ta teeb. Aga need on väga erinevad rollid ja seda nagu ma arvan, ülikoolis ei õpeta, sa pead sellest aru saama inimesena. Sul peab seda empaatiat endal olema. Kristjan? Jah, see sulle reaktsioonina ka, et sport on ikkagi kantseldatud, ta on fenomen, et see ei ole mingi eesmärk, ta on üks sotsiaalne reflektsioon, inimesed tekitavad selle spordi ja see sport kajastab inimeste olemust ja kui me sinna väga valime inimesi, siis tuleb välja, et ei kajasta kõikide inimeste olemust. Ja inimestes on see vägivald olemas. See, mida ma tahtsin rõhutada, on tegelikult, et see spordi kantseldatud vägivald on see, mis võimaldab ära hoida seda suuremat vägivalda. Mitte alati ei garanteeri, loomulikult meil on politiseeritud sporti päris palju olnud aegade jooksul. Aga vähemalt see, et sa ei kohku seda ebaõigluse ees, ei satu šokki ja suudad teha õigeid valikuid, kuna sport lõpuks üritab kõik need pingutused suunata konstruktiivsesse sängi. Ja teine lihtsalt tähelepanek oli see, et vandumine, korralikult täispektris vandumine kajastab intellekti ja see on Soome teatrijuht, kes suri ära aastaid tagasi, kes tõi selle raju vandumise sinna Soome kultuuri ka ja tema rõhutas ka, ta toovakse lava peale ka demonstreerimaks, kuidas korralikult vannutakse. Mitte sellepärast, et siis soomlased vägivaldseks muutuvad, vaid seetõttu, et see on niisugune omapärane ventiil, kus kogu see tunnete spekter tuuakse välja. Ja ma usun, et treener, me eeldame, et treener on intelligentne inimene, mitte lihtsalt ta ei oloskus teadmiste omanik, et sellisel juhul asendame ta lihtsalt Exceli tabeliga, et paned oma tagaside sinna kirja ja siis vaatad, mis kolmapäeval peaks tegema, aga just see inimlik osa tuleb sealt esile ja ma usun, et treeneri relvastuses peab olema see väga suur eneseväljenduse komplekt, sealhulgas ka korralik vandumine. Ja, mis ma selle teema koha pealt nagu mõtlesin, võib-olla tagasi tulles üldse alguses selle juurde, et miks on näitlejad või miks me esitame seda siin, et kui me seda tükki tegime, siis me saime tegelikult aru, et see on nagu hästi sarnased valdkonnad.
mingis mõttes, et meie töö lavastajaga on sarnane, nii nagu Kristjan välja tõi selle Soome lavastaja näite, see karjumine ja karmi käega või nii nagu Tõnis mainis Komissaarovit, see on see sama teatris. Mis ma tahtsin või mis ma lihtsalt mõtlesin enda nagu kogemuses teistpidi keerates, see on see, võib-olla nagu Ragnar küsis, et mis koha pealt vastata, et kui ma vastan selle koha pealt, et ma olen nagu näitleja ja mõtlen, millistes prooviprotsessides ma olen olnud või kuidas ma tahan, kuidas minuga suheldakse, siis ma võin öelda, et on olukordi, kus mul on olnud täiesti okei, et minu peale karjutakse ja on olnud teisi olukordi, kus ei ole minu peale, kus ei ole okei. Ja mingis mõttes see puudutab vastastikust kokkulepet, see puudutab seda inimest, kes on minu vastas, mis on see respekt või isiklikkuse aste, et tagasi tulles selle algse küsimuse juurde, et kui mina peaks lihtsalt ütlema, et kas see, et Reinar, ma löön su maha raisk, kas on okei, siis ma ütlen, selles konkreetses kontekstis on see väga okei, sest mul on tunne, et neil omavahel oli see kokkulepe. Ja see ongi, et ära tunda ka need suhted konkreetselt, mis nagu kellegagi on ja võib-olla tagasi tulles selle juurde, mis Tõnis ütles, et ka seal ära tunda, et kas see on see nõudlikkus ja see hool on seal sees, et ma tõesti ma emotsionaalselt olen kaasas, ma tahan sulle head, võib-olla ma ei suuda kõige paremini ennast väljendada, või see on see, et ma tahan kedagi maha teha. Ja siin veel üks aspekt, võib-olla selle juurde tulles, sest et teater on ka tihti kollektiivne. Minu meelest, kus see saab probleemiks, on see, et nagu spordis on seda nagu lihtsam eristada, on see, et kui me räägime võistkonnaspordist, siis meie kõik võistkonnana, nagu see stseen siin oli, meie maandame. Kui on treener meie kõigi ees ja karjub, siis me oleme kõik nagu üksteise seda on meil palju kergem võtta. Probleem tekib nüüd siis, kui see konkreetne sõber, treener, minu sõber, ja poiss on minu sõber, ütleb niimoodi, et minge kõik minema, aga sina, Reinar, jääd siia ja tema sõimatakse et teatris on sama asi. Kui me oleme proovis, me saame kõik sõimata, mõnikord saame ka nagu õige asja eest, aga kui sa näed, mida on ka ette tulnud, et keegi võetakse ette, keegi tehakse ülekohtuselt, jääb nagu hammasrataste vahele, siis see on minu meelest probleem. Ehk et võistkonnaspordis mingis mõttes, üldistavalt ma ütlen, on natuke rohkem lubatud, kui see on kõigi peale, sest et sul on see tugigrupp. Individuaalspordis on see natuke keerulisem ja võib-olla siis, et visata nagu järgmine teema õhku, et kuidas on see tugigrupp. Et kui see tugigrupp on okei, et saad kuskilt sõimata, teatris samamoodi, lähme suitsuruumi, ütleme, mis need lavastajad, ta on ise ka lollakas. Ta ei saa hakkama selle projektiga ja ta ei ole tasemel ja kehtestab ennast. Ja juba see on natuke maandatud, eks ju. Et probleem tekib nende asjadega siis, kui inimene jääb üksi. Et kui Reinar jääks nagu pärast üksi, on seal niimoodi, et miks Andres ei armasta mind? Siis on probleem. Aga Reinar minu meelest, ma ei taha Reinarile sõnu suhu panna, aga minu meelest Reinar teab, et Andres armastab teda. Ja ma ei räägi Vargamäe Andresest. Ja selles mõttes on see okei. Aga räägime natukese ikkagi sellest, kus läheb see piir siis karmi käega motiveerimise ja tõesti juba ikkagi sõimamise ja kõige sellise vahel. Et siin tunnustatud uisutreeneri juhtum paari aasta eest tõi selle kuidagi väga jõuliselt esile, inimesed hakkasid kõik arutama, et mõni ütles, et mul on olnud 5 treenerit elus, mitte keegi pole isegi häält tõstnud, eks. Ja teine ütles, et no mis, meil oli 12-aastased, tuli, ladus kõik ja seal mõni tüüp oleks liigutanudki, kui ta poleks sõimanud meid, eks. Et kus see piir siis on, et sa motiveerid karmi sõnaga, aga tõesti, et järgmisel hetkel sa juba alandad ja võib-olla teed seda veel tõesti teiste ees, näiteks sportlase puhul, kellel pole ka seda tugigruppi, ta läheb üksinda pärast koju ja mõtleb, et miks ma seda teen. Ja siis 15-aastaselt enam ei teegi sporti, kõik. Ma arvan, et seda piiri ei olegi selles mõttes fikseeritud kohas. See ongi täpselt niimoodi, et see sõltub, me oleme siin nii palju kõik rääkinud, sõltub taustsüsteemist, sõltub nende inimeste omavahelisest varasemast suhtest, eks ole. Aga me võime ju ette kujutada selliseid olukordi, kus see selgelt on üle piiri. Ja tihtipeale isegi ei ole see nii lihtne, et treener ja õpilane. Sest räägin teile ühe tõesti sündinud loo, millest ma kuulsin ühe jooksuvõistluse kohta. Ise ma ei olnud seal, aga see lugu niimoodi toimus. Seal oli niimoodi, et nagu meil millegipärast on laste jooksudel, täna jooksevad vanemad kaasa isegi seal vanusegruppides 4-8, ma täpselt aru, miks see käib nii, aga käib. Ja siis üks laps oli jube õnnetusest, et kui tema jõudis finišisse, siis ta jooksis koos ühe teise lapsega, kelle vanem kogu selle distantsi karjus oma lapse peale. Jookse, sa oled parem, sa jõuad, pane tast mööda, sa oled tast parem. Saad aru, laste jooks, vanemad on alles vahel, on ju. Ja sa saad nagu aru, et see selgelt oli ju vale. See oli vale oma lapse suhtes ja see oli vale selle teise lapse suhtes, kes oli üleni õnnetu, kui ta sinna finišisse jõudis, et
aga noh, ta tahtis igal juhul, et mina nagu kaotaksin, on ju. Et noh, sa tunned ära. Ja samamoodi ilmselt tahtes küll korvpallist nagu eemalduda, aga noh, ilmselt mingi osa ühiskonna jaoks, kui nad näevad neid stseene, reaalselt sa tegelikult tunned ära. Ja see piir ongi seal, kus see inimene, kes oli nõrgemas positsioonis ja treeneri ja lapse suhtes on see alati laps, eks ole, koolis samamoodi, see on alati laps, tema tundis ennast halvasti, aga ei tundnud ennast piisavalt turvaliselt, et minna ja öelda, et ma tundsin ennast väga-väga halvasti. See on keeruline definitsioon, aga tegelikult see on definitsioon, on ju? Ikka võib minna valesti, aga siis sa pead tundma ennast turvaliselt, minna öelda, kuule Toni, see läks liiale, on ju, eks? Et vaat sellised asjad on ju, et sa, niipea kui me hakkame rääkima, teeme reeglid, paneme tabelisse, tõmbame jooned, siis me oleme kohe tupikus. No Ragnar, võistkonnaalade mehe kogemus, sul on ka olnud treenereid kindlasti väga erinevaid või ütled, et näiteks kõik sinu treenerid on olnud? Ja ma arvan, ongi suur erinevus rääkida nüüd Reinarist, kes siis oli tollel hetkel, ma arvan, ma ei tea, 28, 29, või siis rääkida lastespordist, noortespordist või noorte eliitspordist ja kui nüüd iluuisutamistest rääkida, siis on eriti karm, kus siis kõige selline magusam profiaeg on, kus nad on alles puberteedieas, 15-16-aastased sealkandis. No vot, ja siis ütlevadki inimesed, et no aga ei saagi iluuisutamisest, sa pead olema tipus, kui sa oled 18, näiteks 17, sa ei saagi muud moodi, kui sa pead seda 12-aastast, no pead julmalt piitsa andma, et ta üldse sellisel tasemel jaks. Ja ma ei olegi pädev. Nüüd teegi see oma tütre test selle koha peal. Ja ma arvan, et ma ei olegi ka pädev siis rääkima kaasa iluuisutamise dünaamikatest ja treenerite ja sportlase suhtest. Enda karjääri näitel siis jah, kui ma olin 30-aastane, oled riietusruumis, oled pool ajal seal, ma ei mäleta, Crystal Palace'i vastu 1-0 taga ja Jürgen Klopp ei ole veel inglise keelt täiel määral selgeks õppinud ja karjub sulle 5 mängija peale, kes siis oskavad saksa keelt, ja siis hakkab tulema, eks. Aga noh, nagu seal enne mainitud, siis see on ka, kuidas öelda, vaikimisi kokku lepitud selline suhe treeneriga selles suhtes, kui sa saad aru, et tegelikult see tahe jõuda sinna kõige kõrgemale on sellel treeneril olemas. Jah, see sõimamine ei olnud selles suhtes, et ta sõimas need 5 mängijat läbi, kes saksa keelest aru said ja siis ütles, et Herr Klaavan, lähme veel sinna nurga taha ja siis nagu sõim nätkus, et see ei olnud selline, see oligi lihtsalt emotsiooni selline ventiilist väljalaskmine ja seal see ka lõppes, et me saime aru tegelikult, et me soovime seda mängu võita ja ma arvan, et riietusruumis ja täiskasvanud sellises kontekstis, see kontekst on erinev, kui me räägime siis kas või noorte eliitspordist, et sellest me peame ka kindlasti aru saama, et need kasvatus- ja harimismeetodid on väga erinevad. Kas on oht, et kasvatame siis spordis pehmosid või? Selge see, et nad on ju olemas meil juba, et natukenegi ebamugavust ja siis täna trenni ei lähe. Ja kogu see sport on muutunud rohkem nagu riietuse valikuks, mitte see, et peaks pingutama. Et see on ka sul siin üks küsimus ju. Et me elame teatud mõttes postmodernistlikku maailma, kus tõde ei eksisteeri, vaid eksisteerib see, kes kõige kõvemini vaidleb ja rohkem häält teeb. Ja kuna see vaidlus toimub ekraanide ja sotsiaalmeedia põhiselt, siis mida need lapsed õpivad? Nad õpivadki, et treenerid on jobud ja mulle ei andnud ja ei võimaldanud ja ütles halvasti. Ja tegelikult ja sinu toodud näide ka, et need vanemad on tihtipeale väga-väga vägivaldsed. Ragnar, sa tead neid jalgpalli emasid kindlasti. Eks vast... Mida sa sellega öelda tahab? Mul laps jõudis kunagi... Mida sa sellega öelda tahab? Ma tahaks tõesti teada. Nii kui ta Crystal Palace'iga sealt välja tuli, siis seal oli hästi palju Liverpooli emasid, kes oli Ragnar. I want to talk to you. This defense. Näed, vajutad nupu peale ja siis avastamegi, et meil on niisugune valus koht. Et mida me oleme üritanud siis nagu ekraani kõrvale pühkida. Ja siis ütleme, et lapsed ei tohi sellega kokku puutuda ja mis see ingliskeelses kõneruumis on, et rasked ajad loovad tugevad inimesed loovad kerged ajad loovad niisugused sitapead, et täna peaks vanduma rohkem kui tavaliselt, siis et oleks vähemalt öeldud.
ja me näemegi, et me oleme liikumas mitte ainult Eestis, vaid mujal ka, et võib-olla see Soome ja Rootsi kultuur, ma vaatan seda kergejõustiku kaudu, et kergejõustik on individuaalala, mis on päris raske ala, nõuab just individuaalset pingutust ja ebanormaalset, ebainimlikke pingutusi. Et kuidas seal saabub selline majanduslik heaolu, kõik kaob ära ja siis hakkavad need individuaalsed pingutused uuesti esile tulema. See on üle põlvkonna, see ei ole sama põlvkonna sees, nii et me kaotame kindlasti ühe põlvkonna siin Eestis ka sellist, me tahame ju head, aga me arvatavasti selle heaga teeme halba päris palju ja siis tekib, meil on päris kindlasti on ees ootamas kriis ja sellest kriisist, kes oskavad välja tulla, siis need on need karmid toimetulijad ja need oskavad vanduda ja ma olen ise kokku puutunud suht väikeste lastega kodus ka, kus sõnavara on intelligentne, siis ütleme, koolist õpitud. Need ei ole täitsa lootusetud, siin on ka üks olemas. Ma jällegi mõtlen selle generatsioonilise nihke või lihtsalt ajakulu peale, et ühel hetkel tuli meil Kaitseväe juhatajaks selline mees nagu Martin Herem. Ja Martin tegi hästi palju tööd sellega, et see tahe ei oleks välisest survest tingitud paratamatus, vaid päriselt tahe. Siin itsitatakse selle üle, et mingid psühholoogikesed siin õpetavad Kaitseväes seda, kuidas nagu kasvatada kokku rühma. Nad teevad seda teadusele tuginedes ja eesmärk on siis see, et kui ühel päeval on tõesti see raske olukord, siis see rühm tuleb päriselt kokku, kes on koos teeninud ja läheb päriselt venna kõrval, läheb võitlema. Ja see Martin Heremi Kaitsevägi, mida ka koledaks Kaitseväeks kutsutakse, sest seal ei tohi nagu sellepärast ka karjuda sõduri peale, et ta voodinurgad ei ole kandilised, nad isegi muide ei peagi olema kandilised. Ja kui te olete märganud, siis meil on isegi Kaitseväes mõnel inimesel on habe ja pikad juuksed vahest. Et ma arvan, et see on teaduspõhiselt tõestatud, et oskuslikult tekitatud tiimitunne, mitte ütleme saavutus, mis tuleb, sest sa tunned seda paratamatust, et nad astuvad mulle peale, kui ma praegu nagu edasi ei astu. Et see lihtsalt tegelikult on parem viis. See ongi parem viis tulemust ka teha. Parem võib-olla oli teisiti ka sellepärast, et see, ütleme, igas asjas edasi liikumine, ma olen õudselt vanamoodne ja konservatiivne, see teaduspõhi, see nagu peab olemas olema. Ja ma arvan, et tänaseks me võime väita, et see teaduslik põhi on olemas, pluss peale selle võib-olla ongi treeneril väga raske leppida. Mul on omal näiteks selline olukord kodus, ma ei ole treener, eks ju, aga mul on absoluutse kuulmisega poeg, kes tahab saada suusatreeneriks või rattamehaanikuks. Ta on ka matemaatikas, füüsikas jube kõva, aga ta ei taha teha neid õilsaid, toredaid asju. Ja mõni teine laps tahab, mõni teine inimene tahab. Ja ma arvan, Tonil on palju neid näiteid, kus sa saad aru, et isegi keskmiste eeldustega, aga see, et ta nagu väga tahab. Meil on olemas ka Eesti spordis näiteid, kus suurõde ütleb, et see oli kellegi teise unistus ja väikevend väga-väga tahab. Tüüpiliselt nii ongi, mul ka väikevend mängis tennist lõpuks paremini kui mina, sest suurõde mängis, ta tahtis paremini mängida, eks ole. Inimesed peavad ise väga tahtma. Meie Euroopa meister Niina Petrõkina, ta on nii väga tahtnud, et ta tuli läbi raske haiguse ja tuli tagasi. Ehk et see motivatsioon, kas tekitatakse või on olemas, aga ma arvan, et kurjusega seda motivatsiooni tegelikult ju lõpuks ei tekita. Noorte klassini võib olla, aga siis on kõik, ma ei tea, Toni, kuule, sa räägid kõige vähem, ise oled treener, räägi sina. Jaa, Toni, ja võib-olla kui Ragnar tahab veel midagi lisada, siis on B-koondise kord. Et me oleme siin natuke rääkinud põlvkondade vahetuses lastes ja treenerites, aga tegelikult on vahetunud põlvkond ka laste vanemates. Et täna me treeneritena tihtipeale näeme, et visioon sellest, mis peaks toimuma treeningutel või kuhu need välja viiks. Lapsevanem ja treener ei ole mitte ühel leheküljel, nad ei ole isegi samas raamatus. Ehk et mind on õpetatud ülikoolis andma või arendama last. Lapsevanem saadab lapse, et mine sinuga tegeletakse seal. Mitte mine kuula, mis sulle öeldakse ja tee seda, mis treener palub teha, vaid mine sinuga nagu keegi 2 tundi päevas tegeleb teisipäeviti ja 4 päeviti. Ja laps on siis nagu segaduses ja see sama kahjuks on kandnud edasi ka koolisüsteemi, millega ma puutun kokku. Et õpetajatel täna on võetud ära tööriistakastist enamus tööriistu. Mis mõttes sa ei suuda tundi huvitavaks teha?
12 aastat teha matemaatikat niimoodi, et laps ei saa eelmine õhtu maga minna, sest tal on nii põnev, et homme saab liitmist. Ma ei usu, et see on võimalik. Seal kindlasti on raskeid momente, samamoodi on spordis, aga see vanemate roll selles süsteemis, et mine seal, see inimene, kes on seda õppinud ja tahab sulle neid teadmisi anda, on oluline, kuula ja tee seda, mis ta ütleb. Ma näen, täna meil on nagu see väga suur takistus ja ma usungi, mis Kristjan ütles, et see lähebki veel mõnda aega halvemaks, kuni jälle ma usun oma poole pealt, et treenerid ja õpetajad saavad olla need, kes sellest nagu hakkavad välja tooma seda, sest nemad on õppinud seda tegema. Lapsevanemad ei ole seda õppinud, lapsi me peame kõik õpetama, eks ole. Minister seda käsuga välja ei saa tuua sellest olukorrast, et see peab olema ühiskondlik soov anda neile inimestele need rollid, mida nad oskavad teha ja siis seda asja teha õigesti. Ja minu jaoks ka, sest treenerid või minu karjääris ka siis treenerid on olnud kui teine isa, teised isad ja ma arvan, treenerid ongi teised emad ja isad meie üleskasvamise juures. Ja sellepärast ongi väga tähtis, et me leiaksime need võimalusi neid rohkem väärtustada. Üks osaga kindlasti sellest on finantsiline väärtustamine ja see käib ka sinna juurde, et me peame seisma ühtse toena ka treenerite finantsilise väärtustamise juures juba sellepärast, et kultuurivaldkonnas on sport kõige suurem maksumaksja, aga treenerite keskmised palgad on kõige madalamad kultuurivaldkonnas. Nii et see on kindlasti töö, mille me peame ära tegema, sellepärast, et kui meil ei ole professionaalseid treenereid ja häid õpetajaid, siis on ka raske, et meil kasvab hea siis generatsioon või ka tugev ühiskond. Aitäh. Võib jääda mulje, et sa kandideerid Jalgpalliliidu presidendi. Tundub, et on midagi külge jäänud. Mulle üllatusena. Aga vaat sa ei teadnud. Mina tahtsin öelda, või see, mis siin välja toodi, on nagu väga õige, ma arvan, just selles suhtes, et kui me võtame mingit seda aega kunagi, et võib-olla on selle treeneril selles kehtestamises ka nagu väga keeruline, et see on see sama positsioon, mis välja toodi ka õpetajaga, et me oleme oma ühiskonnas jõudnud kuhugi sinna poole hästi palju sellega, et räägitakse mingist teenusest, räägitakse õpetaja teenusest, räägitakse treeneri teenusest ja siis tullakse teenust saama. Ja nagu see noor sportlane ka on nagu, ta istub seal ja tema vanemad eriti hindavad, et kuidas on see teenus, mis meile pakutakse. Kas see on, et ükskõik mis sa oled klass X, eks ju, treenid seal 7. liiga, eks ju, 10 võistlus. Ma ei tea, mis iganes. Selles mõttes, ma mõtlen, et harrastajate tase seal peabki olema, aga kõik mõtlevad nii, et kas me saame sellist olümpiavõitja väärilist duplantise teenust siit. Et see on nagu pöördunud, et mul on tunne, et võib-olla kunagi oli niimoodi, et see oli rohkem siukene nagu meistri ja selli. Et palun, kas sa võtaksid mind ja õpetaksid mulle ka ja see on juba teine positsioon, millest sa tuled nagu trenni, sind on õpetatud, aga kui tullakse niimoodi, et nagu, et seesama see näide, et aga palun, mina sooviksin saada 12 aastat lõbusa matemaatika teenust. Ja nagu riik muide maksab selle eest sinna kooli. Ja siis on see, et mul oli täna väga igav ja ma ütlen, terve nädal oli igav. Ja siis ongi juba see positsioon ja see palk tuleb ka siin natuke mängu. Et see positsioon, mis peaks olema nagu niimoodi, et see treener on siin üleval pool ja need inimesed kuulavad, see on vastupidi. Ehk et see treener alustab kuskilt alt poolt ja nüüd tekibki see küsimus, millega sa ennast siis kehtestad. Ja paha tihti sellisel juhul siis ainuke viis ennast kehtestada ongi niimoodi, et viskame, paneme lapse prügikasti või mis see need iluuisutamise näited on, eks ju. Et sa tõstad ta ju sõna otseses mõttes veel madalamale iseendast, eks ju. Et ma arvan, et see tuleb nagu sellest ka. Teatris on täpselt samamoodi. Et tihti ongi see, et kui lavastajal, kas tal ei ole ideed, tükk ei ole või niimoodi, siis tihti tuleb see mingisugune küsitav meetod mängu siis, kui on vaja ennast hakata kuskilt kehtestama, et see loogiliselt ei ole. Et selles mõttes see palk, mis Ragnar välja tõi, on väga nagu oluline, et see väärtustamine ja ka see väärtustamine, et sa saad aru nende treenerite puhul või et ma saan mingisugusesse gruppi või et siin võiks olla see Eesti pluss. Et kuigi ühtepidi on see suur miinus, see sama asi, et see rollide see, et sul on meistriliiga treener, aga ta peab hommikul nagu treenima mingit väikelapsi, aga et see, et sa oled selle lähestikku. Mina mäletan, et me olime kunagi kooli ajal gümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetaja ei saanud minna, siis me läksime ise treeneriks võistlustele põhikooli kossuvõistluse meeskonnale. Ja samal ajal Andres Sõber oli reaalkooli kehalise kasvatuse õpetaja. Nii et ma olen treenerina olnud sõbra vastas.
vastastreeneriks. Aga mulle tekitas see sellise tunde, et noh, me olime kolmekesi, mõtlesime, et kas ostame ka endale üle elu suurused need pintsakud niisugused eest lahti ja paneme seal hõlmad. Aga mis ma tahan öelda on see, et see on isiksus. Sa mõtled, see inimene treenib, see paneb sind nagu kuulama, eks ju, et kas Ragnar Klavan on minu treener või Gert Kanter on minu treener. Seal on juba see positsioon. Me räägime treenerist kui emast Tõnis, või isast ja me räägimegi sellest treeneri ja õpilase hoolealuse treenitava suhtest kohe varsti, aga nüüd Tõnis ja siis punkt. Ma ütlen kiirelt, 2 kommentaari on see, et me siin ennest rääkisime sellest vaikivast kokkuleppest treeneri ja treenitava vahel. Ma arvan, et peaksime rääkima ka kokkuleppest treeneri ja lapsevanema vahel, sest et seal tuleb ka asjad kohe selgeks teha, keda tuleb kuulata ja me anname lapse nagu sinna hoolde, aga siis arvame, et oleme väljaku kõrvalt nagu palju targemad kui see mees, kelle hoolde me ta anname. On ju, et see on ka mingi asi, mis võiks nagu koheselt selgeks saada. Ja teisalt see, et kuna mul on 2 last, mõlemad käivad trennides, üks tegeleb kergejõustiku ja korvpalliga, teine tegeleb võrkpalliga, ühele meeldib kohutavalt võita. See on meeletu motivatsioon, on tal see võitmine, kodus mind võita. Ma pean tegelikult tegelema sellega, et kuna ta on käinud kuskil võistlusel, kus ta tuleb jälle medaliga tagasi, ma pean kodus teda võitma sellepärast, et ta saaks kaotuse tunnet. On ju? Kuidas iganes Tõnis sa endale seda põhjendad? See on okei. Vähemalt nagu praegu käib veel jõud üle, aga ma tahan seda öelda, et mitte füüsiliselt. Jah, ta ei tegele maadlusega, aga samas ka ma pean seal laskma vahepeal ennast võita, et tal tekiks jälle mingi meeletu motivatsioon. See on mingi, ja siis ma mõtlen, kui keeruline elu on treeneril. Sul on nagu seal 15 matši koos on ju, kellest ühele meeldib kohutavalt võita ja kes on võib-olla nagu meeletus pingeseisundis kui ühele, kes pigem nagu vaatab nagu seal väljaku kõrval teeb niimoodi ja teeb niimoodi ja vaatab, kas ema on saalis, tibi-tobi, ma olen ka siin, et see on nagu, ja siis sa pead nagu neid tüüpe samal ajal saatma platsile, üks on näljane, teine on täiesti nagu, vaatab nagu, värve põrandal on ju, et nii palju triipe, milline siin minu oma on ju. Et see on meeletu segadus, et seega treeneri amet on väga keeruline. Mul tuli meelde sellega niimoodi, et seal spordiklubis, kus ma käin, seal käivad 12. klassi õpilased ka kehalise kasvatuse tunnis. Ja siis oli niimoodi, et meie trenn oli läbi, nende tund oli 15 minutit juba peal, mina läksin riietusruumi, mõtlesin, et ma ootan natuke enne, kui need noortelõhk saab sealt riietusruumi. Ja siis olid 2 poissi niimoodi vahesse pükse. Ja siis nii, vaikselt hakkab minema niimoodi. Mis see tund on, nüüd tahetakse lühendada 40 minutit, sellest 15 oli juba möödas. Olid kapiga, ma ütlesin, ma olin ise seal, nii ma ei olnud kellegi treener, ma oleks nii, et kuradi 2 kiiremat sammu siin. Ja siis kapi vahel, nagu seal Sootroopolis need 2 aatsid seal. Ja üks oli niimoodi ja siis läks veel 5 minutit, ma ütlesin, mul on lühiksed püksid kodus. Ja siis teine oli, kas tahad, ma ütlen ise treenerile. Teine oli, ei, ma tulen, ütlen ise. Siis ma mõtlesin, no perse, kui te nii arutate, teil ei ole siin midagi öelda, te jõuategi sinna, kui tund on läbi, te tulete teistega sealt koridorist kohe tagasi. Ja seal on täpselt siuke tunne ja minul juba, ma ei ole selle projektiga kuidagi seotud. Mul oli seal kõrval juba niimoodi, et ma oleks olnud, sa oleks võtnud pinalist käärid, teinud lühikesed püksid kähku ja davai, hakka minema. Küsi kellegi käest või nii, ma ei tea, ma hakkan vaikselt tagasi minema. Siis ma ütlesin, see ei saa olla, kurat, sa oled nii noor inimene, see ei saa, kus see kurat juhe nii pikaks läks selles? Kes selle välja lülitas või mis kuradi koht see oli? Või ja siis see sama treener ütleb ka, et seal on inimesed 12. klassis, treener ütleb, teeme nüüd kükke, siis keegi on nii. On sul mingi YouTube video näidata, kus see tehniline element et me lähmegi kohe pauh 100% küki juurde, ei olegi nii, kõigepealt teooria, nädal aega vaatame nii, kõigepealt veerand kükk, siis pool kükk, ongi nii, rahmaki kükki ja nii, mul jäi püksid maha. Või seal jalkapoisid, see oli, mis Kristjan väga hästi ütles, jalkapoisid võttis see väga hästi kokku, olid Tabasalu jalkapoisid, olid seal, olid kambaga niimoodi riietusruumis jällegi. Ja see minu meelest jalkapoisid võtab väga hästi kokku seal, kõik olid riides, siis põhiküsimus oli see, kuule, ega sul ei ole juuksekummi laenata? See on ka palju õnne. See fookus läheb sinna, poisid. See ongi Eesti koond. Kumm jäi ma. Kas sa ütled ise? Või ma lähen ütlen Hennule, et ma ei saa täna. Meil ei ole liidu poolt juuksekumme. No nii. Olgu, võib edasi teha.
Paavo, ole hea. Ja meeskonnaaladest sai nüüd räägitud. Nüüd meil järgmine stseen räägib siis treeneri tööst ja individuaalalal ja et siis selle pealkiri on didaktikud. Vanem mees ja noorem naine tulevad käest kinni dressides. Nii, ja nüüd me loeksime natuke teemat vahetades, aga selle stseeni pealkiri on doping. Nii, ja meil on veel üks stseen, kui te jaksate meiega kannatada siin. Selle stseeni nimi on Messias ja see käib nii. Fanfaari helid. Pidulikult ilmub lambanahkse vestiga mees. Käes karjase kepp. Ta seisab valgete pedestaalide ette. Nõksatab tseremoniaalselt peaga nende poole. Jah, siin oli nüüd päris palju teemasid, aga Juhan äkki siis võtab üle, kus siit kinni hakata. Ja, no meie keskendume täna treeneri tööle ja me hakkame esimese hooga kohe kinni sellest esimesest stseenist, mis oli väga tabav ja siin oli juba natukene enne juttu ka treeneri ja treenitava suhtest, mis on aktsepteeritav, mis mitte ja milline üldse treeneri roll peaks olema. Meil on Eestist igasuguseid näiteid, väga sümpaatselt sellest on rääkinud Eneli Jefimova treener Henri Hein, kes on öelnud, et ma olen alaealisele ujujale olnud autojuht, kell 5 võtan ta hommikul peale, viin trenni, toon, siis teeme koos süüa, aitan tal õppida, sest muud varianti lihtsalt pole. Noh, me teame, kui edukas see koostöö on, kui terve ja õige ja äge see kõik on, eks. Aga siis on Henriga öelnud, et USA's näiteks see, et ma juba istun ühes autos oma õpilasega, see oleks välistatud, see kahekesi meie ühes autos koos, see asi ei ole vastuvõetav. Et mida me siis näiteks selle kohta ütleme, et kas on jälle muutunud ajad või on need kõik olukorrad nii erinevad, mis siis on aktsepteeritav ja lubatud ja mis mitte? Jälle sa tahad Excelit saada selle kohta. USA lähenemise probleem ongi see, et sa nagu lahendad formaalselt selle asja ära, istunud ühes autos kõik, ei mingit groomingut on ju, eks? Lihtne. Et ma tahaks teatrikriitikat ka võib teha või? Võib. Sest ma olen tegelikult Broadway'l näinud ühte tükki, kus samuti räägiti groomingust. Aga seal see oli nagu selles mõttes elulähedasem, et siin saalis kõik said aru, et nagu creepy, eerie, nagu midagi on väga valesti. On ju. Aga seal vaata päriselt ka ei saanud, nii et minge vaadake, see märksa paremini mängivad seda groomingu värki. Aga miks ma seda siin räägin, on nagu see, et just sellepärast, et see ongi üks väga keeruline ja raskesti äratuntav asi ja tihtipeale läheb mitu põlve sportlasi, enne kui keegi märkab mingit mustrit, eks ole, ja kõik see. Ja samas tõepoolest leidub usaldavat suhet, kus siis nii treener, lapsevanemad, see laps, nad kõik teavad, et see on turvaline. Kuidas nad seda teavad? No vaat ei pane Excelisse, aga teavad ja see tõenäoliselt ongi, eks ole. Aga mõnikord on tulnud väga palju hiljem välja, et ei tea, eks ole. Selles mõttes see ongi väga keeruline, väga valus teema ja arvata on, et seda nagu ma arvan, me peame sellest rääkima, aga mitte iga kord kahtlustama. Vaata, see on ka hästi oluline, et sa hakka kohe kahtlustama. Et mul ka, siis kui siin hakkas need jalgpallis need asjad juhtuma, siis mul abi ütles, et ta Floras mängis jalkat, ütles, et meil tuli Inglismaalt treener 15 aastat tagasi. Mõtlesin, puhta lollakas, et arenguvestlus ta kutsub koristaja koridorist tuppa, et nagu mida asja, et mille jaoks, eks. Täna me teame, miks ta seda tegi. Ja see oli see formaalne kaitse. Ja siis on see sisuline, kus tõesti lapsevanemad suhtlevad treeneriga, nad suhtlevad lapsega, neil on lapsega selline suhe, et nad teavad, et kui midagi oleks nagu paigast ära, isegi kui laps ei saa aru, mis on paigast ära, et ta tuleb seda oma vanematele nagu rääkima. Et see oskus meie ühiskonnas tegelikult on nõrk. Ja seepärast võib-olla oleme natuke kaitsetud sellistes olukordades. Aga veel kord, ongi raske märgata, grooming on väga tundlik teema ja iga kord, kui ütleme, faktid just kui Excelis jooksevad kokku, ei maksa seda jälle otsida, sellepärast, et võib-olla need inimesed teavad, kuidas asjad on. Nagu raske kohe reageerida, et sa osutasid õigele asjale, et me oleme väga rabedad sellel teemal ja ausalt öeldes Eestis, olles ise treeneri kutsekomisjoni ees, et me otsime selle statistika kokku tänu sellele, et Soomes oli need numbrid kuidagi kehvad. Siis me avastasime, kui kehvad meil on ja me ei tahtnud öelda, kui kehvad need on.
sest me ütleme, et aga see ei ole meie kohustus, vaid see on tööandja kohustus kontrollida, kas on lastekaitseseadust keegi rikkunud. Ja need on hämmastavalt palju ja selles suhtes me ei ole mingisugune teistsugune kontingent, et meil on kuidagi ilusad inimesed, aga see soomlased loomulikult ja norrakad ka, et need on alati armastatud vaenlased. Ja see toob uuesti tagasi selle teema juurde, et kui palju me iseendale seda illusiooni loome ja väikse riigina see toimetulek on tihtipeale niisugune tammsaarelik kahepalgelisus või Tammsaare kirjeldatud kahepalgelisus, et me tahame olla edukad ja tublid ja kenad ja tegelikult astud sellest ruumist välja, sest alatu väike vaiklane kaabakas polegi väga palju valida ja siis ütled, et aga treenerid peaksid olema endiselt ilusad. Et me püsime siiski eestlastena kuidagi koos või selle eestimaalastena kuidagi koos, aga me ei taha aktsepteerida seda, et meie hulgas on seda halba piisavalt palju ja Nõukogude aeg oli demonstreeris, et meie hulgas on neid halbu inimesi ka, et me ei saa selles suhtes kuidagi erandlikud olla. Ja seda enam me peame seda spordimaailma käsitlema palju sellist vahetuma, mitte ainult etendusena, vaid osavõtjatena, kogemuste saajatena, et me suudame seda puhtana hoida, sest ma usun, et ka praegu seda Eesti teatud mõttes nagu omariiklust hoiab teatud protest, et ega uuesti ei tahaks. Aga nii kui see kontekst muutub, ma kardan, et lihtsalt antakse alla. Ja see spordimaailm on olnud, kui me esimest korda vabariik lõime, siis see sport oli üks esimesi valdkondi, mis üleüldse nagu inimesi hakkas liitma. Sest seda vaesuse ja rikkuse tekkimine tekitab alati sellist vaenulikust, aga see spordivaldkonda panustati nii emotsioone kui ka raha ja varasid. Et tõesti seda spordi käsitlust me peame rohkem diskussioonina üle hoidma. Ja selles suhtes oli ka, et kui me alustasime, et miks te siia tulite, et kas teil tõesti pühapäeval pole midagi muud teha. Et teatud mõttes on ju hea, et inimesed ükskõik mis ettekäändel tulevad ja me diskuteerime ka sellisel valusal aspektil, et sport ei ole ainult ideaalne. Ja ma ei ole selles mõttes nagu rikutud, et ma olen tihtipeale satud olukordadesse, kus sa oled seal dopingumees, et oled või ei ole. Et aga ma olen teatud mõttes nagu magnet selle halva signaali kogumiseks. Aga keegi peab see altpoolt ka rääkima, et see põranda alt ka tutt ja kopp, et kuulge, et siin on seda halba ka piisavalt palju. Aga et pikalt ei hakka seletama, et seda valu on meis rohkem, kui me tahame tunnistada. Ma tahaks küsida täpsustuse, sa mainisid mingeid numbreid, mis on meil sama halvad kui soomlastel, et millest sa rääkisid, äkki sa räägid teistele ka? Ja ma neid numbreid ei hakka praegu rohkem välja ütlema. Ütle siis, kus me neid leiame? Et lastekaitseseadust, mis on, austajas see on enam kontrolli all, sest et meil on seadus olemas, mille järgi inimesed peaksid valima, et kas treener tohib treener olla ja kas ta tohib seda teenust pakkuda. Kui lastekaitseseaduse järgi ta on neid reeglid rikkunud, et siis ei tohi. Aga seda ei pea kontrollima mitte treenerite kutsekomisjon, vaid seda peab kontrollima tööandja. Et selles suhtes ka selles kultuuris on olnud, et aga teie seal, miks teie seal ei valva meie eest. Aga see ongi kõige meie enda kohustus. Ja see on natuke pikem teema, et me näeme, kuidas kool võtab ka üles igasugust kohustusi, mida peaks kodus tegema. Ja siin see treenerite paradigmat hakatakse ka käsitlema, et aga te olete teenuse pakkuja. Ei ole, treener lihtsalt kajastab seda ühiskonda. Ühiskonnas on osa liikmeid, kes tegelevad kingsepatööga, osa kaubandust, osa näitlemisega. Treenerid lihtsalt kajastavad seda samasugust keskkonda. Sina, Toni, kajastad seda, sa oled võivad üks helgemaid näiteid, aga normaaljaotuse järgi, kui on helgemaid, siis peab olema neid jobusid ka. Toni, aga sina ujumiskogukonna esindajana, et just see Eneli ja Henri dünaamika, et kuidas on siis saavutatud selline usaldus treenerite, lapsevanemate, kõigi vahel, et tõesti individuaalala sportlane, Henril on peaaegu kogu tähelepanu, väga suur osa tähelepanust läheb talle, eks, ja kõik see elukorraldus Enelil, et see on kuidagi, seda on suudetud hoida, jõuda suurepäraste tulemusteni, aga nii tõesti, et meil ei ole kahtlusi, me vaatame, me imetleme, kiidame ja see kõik tundub, et või toimibki.
ma arvan, et nad lihtsalt alustasid väga õigesti ja rahulikult ja iga kass sai linnukese, kõikiga sai räägitud ja kokku lepitud, kuidas see asi hakkab toimima. Et enne ema tegelikult ju elab Ida-Virumaal, tema vanavanemad elavad siin Tallinnas, eks ole, et tal on nii-öelda lühike käik oma pereinimeste juurde, kui see vajalik on. Ta elab Audentes ühiselamus oma nii-öelda eakaaslaste ja treeningkaaslastega, et see kõik ongi Henri poolt ka võimalikult nagu läbipaistev ja aus ja sile, eks ole. Et kindlasti on seal, nad teevad väga rasket tööd, see on rutiin, see on vahest õnnestumine, väga palju ebaõnnestumisi ja nii edasi, eks ole, eriti treeningutel, et seal loomulikult tekib ka neid konflikte, aga seal on alati kaasatud siis kohe ka see nii-öelda ema pool või pere pool, et nendest nagu räägitakse ja leitakse need lahendused, et on olnud nagu halbu päevi selles mõttes, kus see läbisaamine ei ole hea, aga ta on, kui ma saan nii öelda, see alati nagu õigel tasandil, et see teema, mis siin alguses läbi käinud, et ma kõrvalt nähes isegi ei ole näinud, et siis midagi sinna suunas liiguks, eks ole. Et ujumine eriti, et meil treeneritena on rõhutatud, et sa oled ruumis, kus on 400 last, kellest 200 on poisid, 200 on tüdrukud, kõik on poolpaljad, et see on nagu by default nagu niisugune, kuidas ma ütlen, mitte mürgine, ta oli risk, sest ma ei ole see inimene, kellel see mingi risk oleks, aga see kõrvaltvaatajana võib tunda nagu väga plahvatusohtlik keskkond, eks ole. Et meil on läinud hästi, et meil ei ole midagi olnud sellist, aga on riike ja süsteeme, kus neid juhtumeid on nagu palju olnud. Ja üldse spordis on seda nagu treenerina väga valus ja minu jaoks ka arusaamatu nagu lugeda või kuulda nendest, et treenerina sa pead arvestama seda, et sa mingist vanusest veedad seda ärkveloleku või aktiivset aega selle sportlasega kõige rohkem koos. Ta läheb koju, see, kas seal süüakse koos õhtust, arutatakse päeva asju, seda me ei tea, aga need 2 korda 2 tundi päevas, kui sa sportlasega trennis, sa oled see, kes annab tagasisidet, kes vestleb, kes suhtleb, et seal need suhted, mis tekivad, sa oled mitte nii lähedane, aga sa oled usaldusisik, eks ole. Treener, mul on kodus jamad, sa pead treenerina arvestama, et täna me võime, ma ei tea, teistmoodi trenni teha, homme räägi mulle, kuidas sul läheb, eks ole. Sa võtad sellest osa ja tegelikult see treener paneb sinna suhtesse sama palju. Sa oled aja, mis sa võiks olla kodus oma lastega või naisega, sa oled trennis. Sa oled nädalavahetusel trennis, sa oled laagris, sa oled seal. See on, ma ütleks, see on püha suhe. Ja kui keegi seda kasutab halvasti ära, eks ole, see on kogu sellele kogukonnale tegelikult väga valus. Ja ma nõustun nende väidetega, nagu Kristjan ka mainis, et see ei ole ainult probleem meil Eestis, ma olen ise ka siis tipptasemel mänginud mängija, kellel on siis samamoodi olnud väga halb kogemus seksuaalse ärakasutamisega, et need teemad ei ole ainult meil Eestis ja see ongi meil terves ühiskonnas, lihtsalt treenerite puhul on see, et nad on väga palju aega veedavad koos lastega. Ja ma arvan, et siin ei olegi mingit kindlat nüüd lahendust, teeme nii ja need asjad kaovad meil ära ühiskonnast, aga kindlasti teadvustamine lastele selgeks teha, mis on okei ja mis ei ole okei, et nad julgeksid kohe tulla rääkima, kas kodus või kellegile teisele tugiisikule, mis teeb olukorra veel raskemaks on kindlasti, et kuna nagu ennem rääkisime, siis need treenerid on need teised emad ja isad ehk juba tugiisikud ja kui nad niimoodi käituvad, siis on erakordselt raske siis nendel noortel kuhugi minna. Aga me peame seda neile siis teavitama, rääkima, et need asjad ei ole normaalsed ja sellega tegelema. Ja teistpidi ka siis treenerite suhtes neid suurema või talente siis sinna spordialade juurde saama, et tulevad paremad treenerid, nagu ka õpetajatega on meil, et kui me soovime, et see keskkond siis, kui soovime, et me areneksime nagu sport tervikuna, siis meil on vaja paremaid treenerid sinna juurde ja me peame neid koolitama rohkem ja lähen natuke teemast kõrvale, aga ikkagi mida rohkem häid inimesi meil on siin keskkonnas, siis seda paremini läheb.
aga laiemalt siis see treeneri roll, siin on käinud kõikvõimalikud määratused läbi teenusepakkujast, õpetaja juhendajani, aga tõesti hingehoidja, usaldusisik, et kuidas meil sellega Eestis on, et kui üldistada, loomulikult olukorrad on erinevad, alad on erinevad, kõik see, et kas me räägime noortespordist, tippspordist, see kõik on erinev, aga siiski meie vestluse huvides natuke üldistades, et ja võib-olla ka see treenerite väärtustamise küsimus on sellega otseselt seotud, eks, et treenerite roll. Ma arvan, et hästi oluline ongi siin see, mida ma kuulasin Tonit, eks ju, kellel on kodus pahasti, on ju, siis tal ei ole kodus seda turvavõrku, et sport ei ole mingi eriline asi. Meil on koduvägivalda ja meil on koledaid asju kodudes, liikluses, spordis, kuhu iganes sa ei vaata, ülikoolides, koolides, igal pool on, eks ju. Et mingis mõttes ega me sellest lahti ei saa, aga kui me räägime, siis vähemalt need, kes kannatavad, taipavad ise ühel hetkel ära, et midagi on nagu valesti, eks ole. Aga minu arust see üldistus ongi siin selles, et tegelikult see, kellega laps on loonud turvalise suhte, see võibki olla erinev. Kui lapsel on kodus keeruline, siis tal võib olla see turvaline suhe treeneriga, eks ole. Ideaal on see, mida sa kirjeldasid, lapsel on kodus turvaline suhe ja treeneriga turvaline suhe, on selline turvaline kolmnurk ja kõik tunnevad ennast selles olukorras hästi. Ideaali maailmas alati ei ole, et niimoodi on, eks ju. Aga see põhiline, see esimene, mille poole me peaks püüdlema, on see, et meie lapsed kasvaksidki nii, et neil oleks see turvaline suhe parimal juhul, eks ole, seal kodus. Et me oskaksime seda luua. Et üleeile sõitsin rattaga bussipeatusest mööda ja hästi raske oli mööda saada. Üks ema tuli 2 tütrega, kõigil olid ninad telefonis ja nad kõndisid tänaval. Lihtsalt üks näide, eks ju. Võib-olla neil muidu oli väga hea turvaline suhe, võib-olla ma teen ülekohut, aga selline detachment, selline eemaldumine, selline, et sa ei räägi oma lapsega, mine sinna trenni, Toni sisustab su aja ära. Sest sa ei ütle talle, sa ei eesmärgista seda, miks ta sinna läheb, ega ka seda, miks ta sinna kooli läheb. Ja sa ei uuri temaga seda elu iga nädalaselt. Sest kui sul on lapsega hea suhe, kui ta on siuke 11 ja treener käitus ebaviisakalt ja ta võib-olla isegi ei tea, et see on ebaviisakas käitumist, ta tuleb koju, tead, täna oli nii lõbus. Treener pistis mulle käe sinna trikoo sisse, et jube palju sai nalja, et kilkasin ja kõik vahva on. Et sul on nagu lapsega usalduslik suhe, ta räägib sulle oma päevast, mis nagu toimis on. See oli jälle selline, vabandust, kehva teatri näide minu poolt, aga põhimõtteliselt see peaks niimoodi olema, et meie lapsi ümbritseb selline turvaline keskkond ja kui see nii ei ole, siis sport selles üksi süüdi ei ole, see on meie ühiskond. Või kui tohib. Sest mulle tundubki, et see teema või et ühtepidi on see sportlase ja õpilase suhte teema ja ongi väga keeruline, aga minu meelest nagu laiemalt kuhu ma selle teema nagu viskaksin või küsiksin tagasi, on nagu see, mida sealt lähtudes, mis Kristjan ütles, et meil ei ole mõtet, me ei saa sellest mööda vaadata, et mingi protsent jääb. Me võime teha reeglitega ühtemoodi, teistmoodi, ütleme, kas me nimetame seda halvaks või ärakasutavaks, see protsent jääb. Minu meelest siis küsimus on siin selles pigem, et kuidas on meie ühiskond või et kui selle sama kaasuse puhul, mis oli natuke siis nagu inspiratsiooniks sellele stseenile, et kuidas on nii, et ma ei tea, 10 aastat kõik teame, aga on vaja minna välisvõistlusele, et mingisuguse teise riigi treener ütleks, et oota, ma pean kellegagi rääkima, ma pean kuskil ütlema. Ja et meile omale otsa vaadata, et kus meie siis kõik olime või. Isegi need, kes me teadsime, et mis meie ühiskonnas on teistmoodi, et siis sellel treeneril seal need kellad hakkasid tööle, on see meie mingisugune kodanikuühiskonna argus või see, et see protsent jääb niikuinii alles, aga et võib-olla me peaksime hoopis nagu mõtlema laiemalt või sealt süsteemist välja, või see tuleb jälle nende nagu usalduslike suhete juurde, eks ju, või see sama, mida Ragnar mainis, et kuidas on siis see turvavõrgu küsimus, et kuhu sa saad minna või ma ei tea, või kui sportlane tuleb välja, et kas siis öeldakse, et aga tõesta, näita, on sul mingit pilti, kus ta käsi on sul trikoo sees, kui ei ole, siis või tõesta, et see ei meeldinud sulle või et võib-olla et minu jaoks on küsimus nagu palju rohkem isegi nagu siin või et me võime rääkida sellest treeneri nagu suhtest ja öelda, et kes saab nagu õpilasega paremini läbi. Kuigi seal juures on ka see, mis ma nagu selle teema nagu kokkuvõtteks ütleks, on ka see, miks mulle meeldib, et mulle tundub, et Kristjan hoiab neid asju hästi lihtsatena, märksõnades hea ja halb, on see, et ma olen nende teemade puhul nii ka teatris ja siin on olnud kogu see Me Too nagu asi ja treeneritega ka, et ma olen hästi palju puutunud kokku sellise
lihtsustava suhtlumisega või selle peale öeldakse, et ma ei tea siis, mis ma nüüd trennis siis, mis nüüd on siis, et õpilane on seal saali teises otsas ja ma kirjeldan talle, et ma ei tohi teda näpugagi puututada, et viiakse äärmusesse, et tegelikult on see, et okei, on mingi protsent inimesi, kellel puudub terve mõistus, aga me tegelikult saame aru trennis olukorras, kas miski on üle piiri ja see ei ole nagu see, et nüüd, kui ta puudutas, vaat see oli üle piiri, et siin on mingi reegel. Me tegelikult, ma ütlen, väga suur osa meist saab aru, kui see on üle piiri. Aga mul on tunne, et siin ongi küsimus see, et kas me reageerime sellele. Siis me hakkame seda mõtlema, et võib-olla see on okei, mis mina, see ongi niimoodi, et häbi ja see endale tunnistamine, et midagi on valesti, on väga tugevad driverid ja see paneb lihtsalt inimese paratamatult olukorda, kus endale ei tunnistata selle olukorda. Lisaks sellele on veel niimoodi, et seda, et tegemist oli groominguga, taipavad inimesed tihtipeale 10 aastat hiljem, 20 aastat hiljem. Et selles mõttes siin nagu loota, et me ei saagi rääkida, et ohver ei tulnud nagu rääkima, siin ei ole seda häbisala. Just, ja mulle tundub, et võib-olla treenerid, mulle kohati tundub, võib nagu vastu vaielda, aga mulle meeldis, mis sa ütlesid seal selles mõttes, et kui see midagi juhtub, siis see on nagu plekk kogu sellele ja see kõikide tööd, aga ma ei näe seda treenerite poolt, sest et mul on tunne, et kui mingisugune praegusel hetkel case välja tuleb, siis pigem tekib mingi ringkaitse just seda pidi, et kui me nüüd nagu tunnistame seda, siis me tõmbame kõigi oma nagu tööle natuke vett peale, aga võib-olla just vastupidi. Et mina tahaks näha, et tegelikult ongi küsimus, kui on üks treener või kellegiga selline asi, siis esimesed, kes peaksid talle peale lendama, on treenerid, kes ütlevad, et fuck, aga sina rikkusid ära meil. Selles mõttes, et see sama tagasi tulles selle Henri Heina või selle näite juurde. Et meil oli süsteem, kõik oli puhas, kõik oli košer, aga sellepärast, et sina X või Y kasutad seda nii ära, nüüd ei saa mina ka nagu normaalselt, nüüd vaatavad mind ka kõik kahtlustavate pilkudega, et nagu selles mõttes selline nagu siseaudiitor. Ja vaat sa rääksid sellest kõrvalseisjate küsimusest ka, et see on õudselt keeruline, eks, et kui isa on tennisetreener ja siis inimesed stopperiga mõõdavad, et kaua ta kallistas tütart pärast seda, kui matši tütar võitis, et kas käed olid selja peal, kas alumine käsi oli natuke liiga madalal, eks ole, keegi stopperiga mõõtis ja see pole õige kallistus, eks, ja see, et ka sellised olukorrad on. No jaa, mine inimese juubelile, vaata kaua siis kallistatakse. Sul on vaja, muidugi sul on vaja ju teaduslikult, sul on vaja nagu... Kuna siin Hendrik saatis nagu mitu noolt, siis Kristjan, sina häbitunne kindlasti ei tööta, meil on, vaatame tõendeid, me oleme ühe riigi juhtunud 30 000 korda valetanud, et seal on pigem see häbituse tajumine on see, et see on edu redeliks. Ja ühiskond muutub. Tõnis rääkis ohvri häbist, mitte... Ja, ma saan aru, aga ma räägin sellest häbist üldisemalt, et kui me vaatame, kuidas ühiskond muutub, siis tegelikult, aga miks ma peaks häbi tundma, et tegelikult on teised allpool ja ma pean lihtsalt ronima, et ma pean selle redeli kuhugil toetama, et häbi lihtsalt takistab seda. Ja selles ühiskonnas, kus me praegu elame, et me ei saa jällegi öelda, et me elame kuskil vanas ajas, et make Estonia great again või midagi taolist. Et me elame selles uues ajas, kus osa inimesi lihtsalt laevad maha selle isikliku vastutuse laste eest ka, et las treener teeb, las kool teeb. Ja sellises mängusituatsioonis see treener ei võtagi muud vastutust, kui ta peab ka lihtsalt natuke nagu käisest välja raputama seda treeneri värki. Ja selles ebamäärases keskkonnas me siis, aga seal on need toredad treenerid, vaata, toome selle eeskuju. Aga me peame arvestama, et päris suur hulk treenerid lihtsalt teevad seda puhtalt nagu sellist rutiinset tööd. Ja kui seda väga hinnata ka, ja mida sa tõid ka, et see hindamine on ainult raha, et nii kui ühiskond, kui maksumaksja maksab treeneri palga kinni, siis ta tahab hoopis teisi asju, kui ainult tippsporti saada ja keegi ei saa aru, mida ta tegelikult tahab saada. Need uduseid treenerid on sellel pinnal hästi palju. Ja kuigi meil on Eestis on treeneriamet litsenseeritud, siis meil on natuke üle 4000 litsentsiga treenerit, aga meil on ikkagi umbes 1000 pluss sellist, mida lapsevanemad või kliendid ise maksavad ja neid ei huvitagi selle treeneri kvalifikatsioon. Pääsid saaks kaelast maha selle vastutuse. Ja see on see ühiskond, kus me elame, et meil on päris palju sellist udutsooni ja ainuke, mis siis meeldib päeva lõpuks, on see, et aga kas pulli ka saab. Ja kui on selles spordivaldkonnas mingisugust draamat,
siis seda afišeeritakse kõvasti, selle peale mängitakse, see nagu erutab päeva lõpuks. Aga see, et keegi treener on nagu kena, aus või meeldiv ja inimlik olnud, et seda enam ei hinnata. Vanasti räägiti, et vot see inimene oli eriline. Sa ei kuule seda, aga jobudest kuuled päris palju. Sina tee erand nüüd, räägi puhtaks. Ja, et Kristjan võttis tegelikult enamus asjad juba rääkis ära, aga me kipume hindama treenerit tulemuse järgi, mitte selle järgi, kas ta on kena inimene või hea inimene. Aga kurb tõsiasi on, et isegi meie väikses riigis on treenerid, kes on kõik asjad õigesti teinud, käinud õiged koolitused, käitunud kõik. Tema juurde lihtsalt ei satu seda, kellega minna lõpuni välja. Me neist ei kuule üldjuhul mitte midagi. Ja juubelil sugulased kindlasti kallistavad kaua, et see kõik on okei, aga treenerina või hea treenerina ei pruugi neid kunagi näha. Ja selle sama juhtumi puhul, millest te siin selle tüki tegite, siis väga palju oli neid kolleege, ütlesin, jah, et me nagu teadsime, aga aga miks mina pidin seda nagu ütlema või et see samm, ma arvan, eestlaste puhul me oleme väga kehvad suhtlejad, me oleme väga head kommenteerijad anonüümselt, maailma parimad võib-olla isegi, me teame kõigist kõike ja kõik peavad seda kuulama. Aga seda, et sa niinimetatud kodanikuvastutuse või selle sammu teed, seda sinna veel läheb aega. Tegelikult see ikkagi on see ühiskonna üldine suhtumine. Ma lihtsalt tsiteerin Õhtulehte, et räägib üks treener, ütleb, et teist sellist meil ei ole olnud. Keegi on just lahkunud, kuulus sportlane ja treener. Teist sellist meil ei ole olnud. Võib-olla Paul Keres ainult pole olnud ühtegi. Ja siis juhtus, teate, tema elus oli see kohutav õnnetus. Õnnetus oli see, et ta lõi oma naise maha. No siis ta oli vanglas olnud ja siis ta tuli vanglast välja ja siis ta ei saanud ju treenerina töötada. Siis võtsime ta väljakuid hooldama ja tegelikult tegeles seal laste ja noorte rühmadega. Ja ei ole meil teist sellist geeniust olnud. Tsenseerimata tekst, peaaegu otse, mulle jäi sellist niimoodi aiu sellest aastast, võib-olla eelmisest, aga ühesõnaga just äsja. Ja seal ei olnud nagu kõrval ühtegi toimetaja märkust ega kommentaari selle olukorra kohta. Ragnar, keeruline. Või näiteks Toni, kui sa veel nagu seda poolt natukene avad enne, kui B-koondist saab täna viimast korda sa näed, kas treenerina, kuidas sul seljatagusega on, et kes treenerid kaitseb kõigis nendes keerulistes olukordades ja kogu sellel maastikul? Ei teagi. Lihtsalt võin nii palju öelda, et meil juba aastaid sellistel tiitlivõistlustel on tihtipeale mingi päev, kus on sellised koosolekud, koolitused, mingisugused teemade arutelud, et küll on sportlaste vaimne tervis ja muud asjad, aga viimastel aastatel on hakatud rääkima ka treenerite vaimsest tervisest. Et on ujumistreenerid maailmas, kellel ei ole 20 aastat olnud ühtegi vaba päeva. Mitte ühtegi vaba päeva. Sest et ilmselt on ta teinud mingeid vigu, kust on võtnud endale liiga palju kohustusi. Need inimesed või me oleme kõik natuke hullud ja selle ala fännid. Ja sealt väga suurel osal on lahti läinud perekonnad. Sul ei ole lihtsalt selle jaoks aega, sest sa istudki kuskil statka äärel, platsi äärel, ujule äärel. Siis tuleb nädalavahetus on võistlus, kui ei ole põhivendadega võistlus, on mingi noorema grupiga, keda sa haikad võistlus ja ühe hooaeg lõpeb, teisega on juba alanud. Et see on natuke suurem probleem, et kes mind kaitseb selliste juhtumite puhul, vaid tegelikult peaks vaatama üldse, et kas eriti tänases keskkonnas, kus sa, nagu Kristjan ütles, ongi natuke udune, kes sa siis lõpuks oled, kas oled meister, kelle juurde on antud sell või sa oled teenusepakkuja, eks ole, et kaua neid inimesi kestab ja pigem meil lõpuks jäävadki need teenusepakkujad, kus sa ei pea väga selle miinimumtaseme andmiseks ennast harima, siis ilmselt ei sihita ka niisuguseid kõrgemaid eesmärke ja ei pingutata palju. Et nagu Kristjan ütleb, natuke peab veel halvemaks minema ennem, kui saab hakata paremaks minema. Kristjan? Ja mul on neid valgeid triipe ka, et ma natuke olen mures, et räägin ainult halvast. Et Euroopas hinnatakse Eesti treenerite kutsesüsteemi väga-väga kõrgelt ja kahetsetakse, et nemad ei ole seda teinud. Ja ma just hiljuti puutusin kokku mingisugune ÜRO grupeeringuga ja siis olid ka üks oli Ladina-Ameerikast, teine oli Aafrikast ja kolmas oli just Euroopast. Et ei, aga saada meile ka, et kuidas te seda teete. Et
meil on treenerite litsenseerimise süsteem, mis eeldab iga 4 aasta tagant seda litsentsi uuendamist, see eeldab väga täpset koolitamist ja meie suudame treeneritele suhteliselt head sellist kontrolli peal hoida ja see ei ole mitte kontroll niisugune paternalistlik, et me oleme nagu politseid, kes valvavad, vaid seda, et me hoolime, et kui üks treener, spordimaailm on huvitav, et kui üks treeneril on parem litsents, siis teine tahab ka. Et seal on nagu sisemine konkurents, mis on tekkinud ja kui sa võimaldad neile hästi piisavalt palju koolitusi, siis seda helgust hakkab üha rohkem tulema, nii et teised hakkavad seda kadestama, vähemalt ülejäänud meie lähikeskkonnast. Et meil on tegelikult treenerite puhul see selgroog on selgelt olemas, aga me peame arvestama ja see kultuuriruum ka, et me ja pelgalt see näide ka, et me ühel hetkel saime aru ja me oleme ka kohtus käinud ja erinevaid vaidlusi läbinud selleks, et seda treeneri kutset kaitsta. Ja ühel hetkel saad ka aru, et meil on teisi seaduseid ka, mis peaksid treenerite ja üldse seda üldsust kaitsema halbade inimeste eest, sealhulgas ka treenerite eest, aga et meil Eestis on tegelikult väga positiivne kontekst olemas, et meil on väga pikaajaline, hästi töötav, me oleme üle 20 000 treeneri litsentsi välja andnud, et see on pidevalt töötab ja teised tunnistavad ka ja ükski treener ei taha sealt nagu välja kukkuda. Et sellest see positiivne kontekst on olemas. Aitäh selle eest, Kristjan. Ragnar, soovid sa äkki raamistada selle treeneri rolli, selle teema, millest siin praegu oleme rääkinud? Ja võib-olla treeneri teema siis rolli nii laialdane nüüd kiiresti kokku võtta, aga me ei saa seda spordisüsteemi üles ehitada siis, nagu Tonigi mainis, 20 aastat ühtegi vaba päeva ei olnud nende ullikeste, hullukeste ja poismeeste peale. Me ei saa seda tervet süsteemi üles ehitada, seal peab mingisugune järgmine tase tulema ja minu jaoks samamoodi, nagu sa enne mainisid, kampaania mode, yes. Siis treenerid võrdub õpetajad, et kohe kindlasti me peame selle järgmise käigu leidma, me peame leidma siis ka rääkides riigiga sellest probleemist õlad kokku panema ja selle asja ära tegema, et ja rääkides ka nüüd siis jõudes sinna, kes siis treenerite ees selle võitluse ette võtab, siis ega seda nii-öelda ühingut väga ei olegi seal selja taga, kes siis läheb võitlema nende eest, et kui me võtame Eesti Haridustöötajate Liit, mis siis on väga tugev organisatsioon ja siis võtame Eesti Treenerite Liit, siis üks suur miinus on Eesti Treenerite Liidul juba see, et nad ei tohi minna ja siis meeleavaldusi korraldada Toompea ees, et juba see on aga esimene miinus, et tegelikult ka, et see ühing peab olema tugevam, mis siis seisab nende treenerite eest ja ma arvan, et see võiks olla meie kõigi spordialade suund, kus me siis selle teekonna ette võtame. Et mina ei pea populaarne olema, sest ma ei kandideeri nagu mitte kuhugile, aga seetõttu ma võin olla ebapopulaarne ja öelda, et tegelikult meil on millegipärast ka levinud arvamus, et treening, et see peab olema nagu hästi odav, et söök maksab, elekter maksab, selle vastu me ka protestime, aga et treening, et see peab nagu üliodav olema. Ja siis, kui sa ütled, et tegelikult võib-olla ei pea nii odav olema, sest me saaks maksta paremaid palkasid, see on küll, aga siis ei saa lapsed üldse trenni. Tegelikult probleem on ju milles? Probleem on selles, et täna sa võid taodelda oma kohalikust omavalitsusest, kui sul on nagu raske toime tulla söögiabi ja seebiabi, aga vaata trenniabi sa sealt ei tohi taodelda. Et mul üks õpetaja ütles südametäiega, ütles, et mul on sellest nii kõrini, me tohime korraldada Euroopa Liidu rahade eest iga aasta ühe seminari ja uurida, miks meil nagu lapsed Alevist tänaval on. Aga vaata seda sama raha sinna ujula piletisse panna me ei tohi. Ehk et tegelikult kohalikul omavalitsusel, seal ei ole muide piirangut, see on otsustamise koht, sest kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei keela kohalikul omavalitsusel teha oma inimeste jaoks seda, mida on vaja teha tema hinnangul. Aga see ei ole üldiselt levinud, et sa saad nagu taodelda trennitoetust, eks ju. Paljud neist on nõus maksma seda, mõned ka maksavad, sellega on olnud ka nagu pahandusi, kui seal vahel ei ole see konkreetne pere, vaid on spordikool ja linn, eks ole. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et see on see tee tegelikult, mida pidi liikuda. Individuaalsed toetused nendele, kellel on vaja ja kes jaksavad maksta, need lihtsalt peavad maksma õiglast töötasu nendel treeneritel. Palju teemasid, palju häid mõtteid, te olete olnud väga tublid ja nüüd siis veel Paavo ja B-koondis, palun. Ja loeme viimaseks teile stseeni pealkirjaga Töötukassa. Üks naine tuleb kabinetti, teine võtab vastu. Aitäh.
No nii, ma loodan, et te lähete siit minema nii, et võtate kaasa häid mõtteid ja mitte liiga palju tõsiseid mõtteid, kuigi teemad olid kohati tõsised või tegelikult läbivalt ju tõsised, aga läbi huumoriprisma saab ka selliseid teemasid avada ja tõesti väga hea meel, et te arvasite, et teil ei ole pühapäeval midagi targemat teha selle 2 tunniga, nagu Kristjan siin ütles, sest ma olen kindel, et me kõik saime siit midagi ja Kersti haarasid mikrofoni. Jaa, sest sellepärast mul on see mure, et ma ei saa aru, kas võitis A-koondis või B-koondis. Jah, aga täna oli ju nii, et olid C ja V ainult väljakul. Nii et võit jääb siis meile kõigile. Sport võitis, õige, seda peabki ütlema, aga igal juhul tõesti aitäh, et te tulite. Aitäh B-koondisele, kinoteater, draamateater ja aitäh meie C-koondisele.